näo puhastamisest. Näonaha niisutamiseks kasutan ma Orto kurgiekstraktiga kreemi. Lisan oma kreemile juurde ka Mimimi Beat the Blues valguspeegeldavate osakestega toodet, et anda oma näole natukene rohkem sära juurde. Jumestuskreemiks kasutan ma Mimimi Flawless Cream Foundationit, aga kuna see on minu jaoks liiga tume, siis ma segan seda kokku Illamasqua Rich Liquid Foundationiga. Mul on jumestuskreemide leidmisega väga suur probleem tegelikult. Tavalistest poodidest leitavad jumestuskreemid on ainult suviti mulle üsna sobivad. Aga talviti absoluutselt kõik, mida ma siiamaani proovinud olen, on mulle liiga tumedaks jäänud. Seega see Rich Liquid Foundation on täielik päästja olnud minu jaoks, eriti talviti. Kui jumestuskreem on peale pandud, siis võtan järgmisena ette peitekreemid ja selle jaoks kasutan Art Deco Camouflage Creamse. Rohelisega neutraliseerin punetavad alad ja heledamaga võtan ära pigmendilaigud. Tahtsin teile näidata, milline näeb minu näonahk enne peitekreemide kasutamist välja. Mul on mõningad punnikesed siin ja paar sünnimärki, mis mulle väga ei meeldi. Ja selline näeb minu nahk välja peale peitekreemide kasutamist. Peidetud alad võivad natukene heledamad tunduda hetkel, aga peale puudri pealepanekut siis puuder ühtlustab kõik ära. Puudriks kasutan ma Mimimi Flawless Loose Powderit päris translucent. Enne loovärvide pealepanekut kasutan ma baasiks sedasama Art Deco Camouflage Creami ning käin peale seda ka natukene puudriga selle üle. Camouflage Creami panen üle terve silmalaui kuni kulmuni välja. Kulmude värvimiseks kasutan ma Art Deco Eyebrow Powderit numbris 2. Ilma ülejäänud meigita tunduvad need kulmud ikka päris intensiivsed. Esimeseks lauvärviks kasutan ma Illamasqua lauvärvi nimega Heroin ja seda ma panen silmakoopasse, et tuua natukene rohkem definitsiooni silmadele. Et tehtud veel intensiivsemaks teha, siis võtan Sleeki Eye Divine paletist seda pruuni siin ja panen seda tehtud lauvärvi peale. Järgmiseks võtan Makeup Story Micro Shadow nimega Pink Frost ja panen seda liikuva lau pinnale ning samuti panen seda silma sisenurka. Järgmiseks võtan Makeup Story Micro Shadowt nimes White ja seda panen ma endal kulmukaare alla. Ripsmeid värvin ma Maybellini Lash Sensational ripsutushiga ning enne värvimist ma ka kuulutan neid. Ma arvan, et alumisi ripsmeid ma ei värvigi. Kasutan oma silmade alumisel limaskestajoonel Makeup Studio Concealer Pencilit. It works as an eye pencil as well. Kuna selline silmameik on minu jaoks võrdlemisi tavaline ja natukene isegi igav, siis ma panen silma keskele ühe väikse elemendi, mis minu arust teeb kogu selle looki palju huvitavamaks. Need siin on väiksed mustad tähekesed. Need on tegelikult mõeldud küünte peale panemiseks, aga mina nägin neis hoopis teistsugust potentsiaali. Kuna need on väga kerged, siis nad ei vaja tugevat liimi. Nende kinnitamiseks kasutan ma läbipaistvat ripsmeduši. Kahjuks ei oska ma teile öelda, mis brändiga on tegemist, sest et ma ostsin selle päris ammu. Ma tean vaid seda, et see hoiab neid väikseid tähekesi terve päev kinni. Vaat nii. No ja seda läheb tõeliselt vähe. Ma vaevu puudutan seda. Kui ma otse vaatan, siis ma tahan selle tähekese hoida täpselt selle pupilli keskel siin.
ma ei ole kindel, kas neid on üldse kaamerast näha. Minu arust need annavad nii palju sellele lookile juurde. Näo modelleerimiseks kasutan ma Illa Masca loovärvi nimega Heroin. Modelleerimise kõige heledamaks tooniks kasutan ma Makeup Story Micro Shadowt in White. Põsepunaks kasutan Chanel'i number 99 Rose Petal. Selle silmameigi puhul ma näen, et 2 huulepulka, mis sobiksid sellega võrdselt hästi minu arust. Esimene neist on hästi naturaalne ja neutraalne värv, selline pruunikas oranž. See huulepulk on pärit Manhattanilt ning see on numbris 95D. Ja teisena ma näeksin hästi dramaatilist huulepulka. See on MAC-ilt, hästi tume lilla ja see on nimega Cyber. Ma arvan, et ma teen mõlemaga proovi, siis te näete, et kumb teie arust parem on. Alustame Manhattaniga. Selline näeb see look välja selle huulepulga värviga. See on võrdlemisi neutraalne, et minu arust kõlbab isegi täitsa nagu igapäevaseks kasutamiseks. Aga proovime nüüd äkki seda teist ka. Mina kannaksin seda selle värviga pigem. Well, I'm a freak. Ja selline näeb siis välja tumedama huulepulgaga. Mulle hullult meeldib see kontrast, mis tekib heleda naha ja tumeda huule vahel. See ei pruugi olla paljude esteetika. But I love it. Mul on need kõrvarõngad, mis sobiksid siia ülihästi. Need kõrvarõngad on pärit disainer Berit Mugalt.